Nii, oleme jõudnud IFA-le DJI väliputkasse, kus nad lennutavad siis Mavic 2. Üsnagi vaikne droon peab mainima, võrreldes näiteks DJI Sparkiga. Aga kõige huvitavam asi, mis neil siin väljas on siis sellised Epsoni prillid, mida väga palju küll ei ole marketitud DJI poolt, aga täiesti toimiv asi, just tagasi proovisime siin. Maksavad 669 €, parasjagu saab küll ainult Epsoni poest, aga varsti jõuab see ka DJI retaileniteni. Töötab siis sellise pisikese Android-seadme peal, milles ühendad siis oma DJI puldiga. Töötab kõikide DJI seadmetega, välja arvatud siis Phantomi Plus versioonidega. Ja sellel on pisikene Androidi operatsioonsüsteem sees, kus ta siis jooksutab DJI Go 4 äppi ja näitab sulle laivist pilte. Head tracking töötab, siin on isegi pisike kaamera külje peal, et tulevikus augmented reality äppe kasutada. Igasuguseid huvitavaid funktsioone tal on ja täidab kõiksugused lennuvajadused ära. Loodetavasti näeme seda varsti ka oma poes, hea alternatiiv DJI Goggle'sitele. Ja lähme vaatame, mis DJI siseboksis toimub. Nagu näha, siis oleme jõudnud DJI sisemisse boost'i ja siin on muidugi väljas selle aasta vast kõige oodatum droon, milleks on Hasselbladi kaameraga DJI Mavic 2 Pro ja siis zoom-kaameraga DJI Mavic 2 Zoom. Mis siin ikka nii palju rääkida? Siis te juba kõik teate, mis drooniga tegu on. Võib-olla sellised väiksed tähelepanekud siit koha pealt seda asja vaadates, et mida DJI meile nii väga ei maininud, on see, et see kaamera käib külgedele natukene rohkem kui eelmistel droonidel. Ja nüüd on siis ka DJI Go äpis võimalus seda kaamerat eraldi droonist keerata, ehk siis kui sa mingil põhjusel tahaksid oma drooni jalga vaadata lennu ajal, siis saad seda vabalt teha. Muidugi on ta ka natukene suurem eelmisest Mavic Pro versioonist ja alla on pandud ka, nagu me näeme, siis LED mingil põhjusel. Tõenäoliselt siis selleks, et pimedas maa järgi trackingut paremini teha. Aga selline ta on. Varsti on kohal ka meie poes, saab vaadata, demoda, rentida. Vaatame natuke lähemalt ka Hasselbladi versiooni. Kaamera on ikka droonikaamera, kokkupandav droonikaamera kohta üsnagi massiivne. Ja kena Hasselbladi kiri on ka selle peal ilusti hõbedaselt trükitud. Kaamerad on ka väga lihtsasti vahetatavad. Ehk siis kui sa oled endale ostnud Hasselblad versiooni, aga vaatad, et tahaks ikkagi zoomi saada, sellisel juhul saad selle kaamera üsnagi lihtsalt ära vahetada, kuigi praegu neid kaameraid veel müügil ei ole, aga eks loodame, et varsti jõuavad. Aga selline ta siis on. Lähme vaatame, kuidas nad lennutavad ja DJI'l on enda boksis ka palju muud põnevat. Näiteks seal taga on kohe näha ilusad simulaatorid, mida me lähme kohe proovima. Kes veel eelmistel aastatel võib-olla IFA-l ei ole käinud ega vast mitte see aasta, siis iga aasta on DJI näitanud sellist lennusimulaatorit, mis on iga aastaga järjest paremaks läinud kui muidugi. Ja see aasta on selle graafika läinud ikka tõsiseks selliseks, ütleme, Far Cry või Crysise kvaliteediks. Lennutada saad muidugi kõiki droone, mida DJI'l vähegi pakkuda on, välja arvatud küll uut Mavic 2. Aga peab tunnistama, et see simulaator on praktiliselt täpselt nagu päris elu. Ehk siis saad siin kusagil, keegi on siin kaugele minema lendalt selle drooniga, vaatame, paneme mingisuguse. Näiteks Plus versiooni režiimis saad lennutada seda drooni. Ja ei tea küll, miks nad ei lase seda välja tavaklientidele. Oleme ka nende käest küsinud, et mis point sellel on, et teevad siin messidel kiusatust inimestele, aga simulaatorit müügile ei lase ja mehed ütlevad meile lihtsalt, et eks ta ongi simulaatori siin messidele inimeste meelitamiseks. Vot, selline asi. Lähme vaatame nüüd natukene lähemalt Ronin 2, mis on kusagil täpselt seal ja vaatame, mis see meile pakub. Kui Mavic 2 ei nõua väga palju seletamist, siis see vidin DJI poolt nõuab küll kõvasti seletamist, aga paraku nii palju aega meil IFA-l ei ole.
igatahes siin kõrval väljas on ka Ronin 2, mida meil praegu demonstreeritakse. Ehk siis DJI-l, uskuge või mitte, aga on olemas ka päris korralik kaamera stabilisaatorite lain ja seal näidatakse meil praegu DJI Force Pro põhimõtet, ehk siis sa saad panna sellise väikse karbikese endale ükstapuha kuhu külge ja siis see muudab selle asja gimbali kontrolleriks. Praegu me näeme siin selle gimbali peal ühte päris urakat kaamerat, pange tähele, et see on Zeiss kompakt zoom objektiiv, mis on vähemalt siin 10 kilo raskune. Võib-olla 2-3 kilo. Ja selline asi ta on. Suure hinnasildi tõttu teda väga palju küll ei näe, pigem kasutatakse professionaalsetes tööstustes, kasutab tavalisi Inspire 2 DB50 akusid, et töötada. Ja selline päris massiivne vidin.